No nii, challenge'i 5. päev, nagu arvasin, et on toonud higi natuke lahti. Et täitsa tore on vaadata, no ma näen enda seda nägu ka. Ja et on toonud lisaks veel mõningaid nagu tähelepanekuid, et kuidas ei saa challenge'is jätkata. Et see on nagu selline nagu, mis meenub selle geograafia õpetajaga, et seal mingist asjast pidi kirjeldama mingit piirkonda. Ja siis sai nagu räägitud, et mida seal ei ole. Et siis see geograafia õpetaja ütles, et no hea, et ei ole, aga et noh, et rääkige ikka seda, mis seal on, et et aga no mina seda tea, on ju, et kuna me seda ei tea, et kuidas seda challenge'it saaks nagu jätkata, siis noh, teeme siis kas või midagigi, on ju, et kas või siis toome need asjad välja, et kuidas ei saa edasi minna, on ju. Et sai siis üks ennustus tehtud Iga Swiatek, et võidab ära selle, et seal ilmselgelt ma läksin kaasa selle vooluga. Et tal oli madal koefitsient, ta oli täielikult haibitud üles ja noh, ta oli muidugi võitnud ka, Pegula oli just kaotanud, on ju, või noh, napilt kaotanud, on ju, et Pegula tundus nagu kehvemas seisus olevat ja kõik pidasid seda Iga Swiatekit nagu favoriidiks ja siis ma panin sealt, et noh, 1,1 oli tal vist see koefitsient, et saab 12 game'i kätte. Et niimoodi nagu ei saa jätkata challenge'is. See sai nagu selgeks, et ilmtingimata nagu nüüd, et see suur favoriit, et isegi võimalikult madal koefitsient, see nagu ei taga edu. Nii, ja teisipidi, kui nüüd panna, et siin siis mängijale, kes ei ole favoriit, on ju, ja panna talle, et siis ka ta alati ei saa seda kätte. Et see oli mingi mängijaga ta oli, et see on nagu ilmselge, et siis nagu ka seda, noh, näiteks selle Davitsenko, oli see Davitsenko või? Mis ta nimi oli see? Davidovitš. Et Davidovitš, et see näitas ka seda, et näed, et sellega nagu ka ei pruugi minna. Et ühte või teisipidi, kui minna lihtsalt nende koefitsientidega kaasa, et nüüd loota, et noh, nüüd tuleb või noh, et üllatab või siis, et päris kindla peale võtab, et siis seda ei pruugi juhtuda. Et see on vähemalt teada. Et niimoodi challenge'is ei püsi. Et Iga Swiatek siis kaotaski ära 2-0-2 ja underdog outsider Pegula siis 3 koefitsiendiga võttis 2-0 võidu. Et ühesõnaga need asjad on selged, et aga noh, hea uudis on see, et võib-olla me täna ikkagi jääme püsima challenge'isse. Näed, siis meil on siuke asi olemas. 29,29 peaks tänaseks olema. Aga meil on praegu heal juhul saame 24 peale. Et selles mõttes noh, natukene maas oleme graafikus siis, kui läheb nii hästi. Et need laupäevad on tavaliselt olnud sellised, et laupäevad on olnud ka pöördelised tavaliselt. Ja aga veel pluss, noh, sellepärast, et ongi sellega seoses, et me saame püsida võib-olla, noh, lähedale minna sellele challenge'ile.
et oleme nagu noh, ikkagi kannul, et mööndustega püsime challenge'is, et siin noh, 5 eurot on ju, 5 eurot on jah, siis tuleb hakata ikkagi panema kõvasti, et ikkagi maksimum selle peale ja summad kõik mängu ja et siis on võimalik püsida. Ja miks me võime püsida on tänu sellele, et noh, mingi ikkagi teadmise poeg on olemas, et kuidas me võiks challenge'is püsida, et sai tehtud ennustus näiteks, et Pegula, ma tegin selle ennustuse ka pärast lisaks, et Pegula võtab 2 setti ära, et võtab ära 2 setti ja see tuli ära ja sellega koos ma panin, et siis Fritsi vastu, kes mängib, mis ta nimi oli, Brooksby, et Brooksby saab ka kätte enda marginid, aga see mäng ei ole veel alanud, et see veel hakkab. Ja siis ongi see, et kuna need analüüsid saidki niimoodi tehtud, nagu ma enne ka sellest Pegulast rääkisin, et sai nagu süvitsi analüüsitud, mitte selle ainult pooluga kaasa mindud, aga et kuidas on ta esinenud, kuidas ta võiks esineda, et selliseid analüüse olen varem ka teinud just selle sama, mis ta nimi oli, see Evansi peale, Daniel Evansi peale tegin ka sarnase analüüsi, et ta võib mängida, võib panna tulla ja et Pegulaga oli sama lugu. Ja kusjuures cash out'i pakkus ka jube palju, et sealt võib ka nagu järelduse teha, kui ta nii palju cash out'i pakub, et noh, et seal ikkagi nagu nendel bookmakeritel on nagu mingid infod on seal neil olemas, noh. Et ta poleks ju nii palju mulle cash out'i pakkunud või noh, mitte nii palju, aga just vähe on ju, pakkus 7 saad tagasi on ju. Tavaliselt pakub seal mingi 9.20 või midagi niimoodi on ju. Noh, et neil oli see info olemas, et nad väga palju ei pakkunud, et neil oli see info olemas, et seal midagi hakkab toimuma. No. Et nende asjadega on ka nii, et võib-olla mingil hetkel vaadata seda cash out'i ka lihtsalt, et kui püsime nagu graafikus ja siis noh, mis siis ikka noh, kui nii palju pakub, et siis võtame cash out'i välja ja tuleb see väiksem kaotus. Et see on ka tegelikult niisugune tähelepanek, mida võiks nagu kaasa võtta.